Pimedusest tuleb Ukraina valgus. Krimmis kehtib see rohkem kui kusagil mujal okupeeritud aladel. Ukraina on juba kuid tegelenud Krimmi isoleerimise kampaaniaga, muutes okupeeritud poolsaare Venemaa toetusest ära lõigatud saareks. Siis saabus 2026. aasta 24. juuni öö. Ukraina viis Krimmi läbi aegade kõige pimedamasse öösse. Aga Venemaa jaoks läheb asi veel palju hullemaks. Midagi sünget juhtus lisaks tulede kustumisele. Midagi tõeliselt sünget. Kui elekter ära lõigati, hävitas Ukraina kõik. Viime teid kõigepealt Balaklava elektrijaama Sevastopoli linnas. See linn peaks olema kogu Krimmi okupatsiooni kroonijuveel Putinile. See oli Musta mere laevastiku kodu, vähemalt seni, kuni Ukraina geniaalse kampaaniaga Vene sõjalaevad välja tõrjuti. Aga nüüd on Sevastopol haavatav ja Ukraina tõestas seda 24. juuni öiste laastavate rünnakutega, mis mattis kogu linna pimedusse. Balaklava soojuselektrijaam oli peamine sihtmärk ja Ukraina õhurünnak tegi täpselt seda, mida ta pidi tegema. Lõigata elekter ära, viia okupandid pimedusse. Ööl, mil plahatusi registreerisid Ukraina jälgimiskanalid ka Kertšis, Bahmutis, Sarais ja Ipetri mäe lähedal, mis on samuti oluline baas, sest seal asub radarijaam, mida kasutab Venemaa õhu- ja kosmosevägede raadiotehniline pataljon. Ukraina tekitas selgelt piisavalt kahju Balaklava tehasele, et viia Krimmi okupandid sügavasse pimedusse. Tehtud kahju ulatuse üksikasjad pole veel selged, kuid paanika, mis tuleb poolsaare Vene marionettvõimudelt, ütleb meile kõik, mida peame teadma. Moskva poolt ametisse määratud Sevastopoli kuberner Mihhail Razvozajev on pöördunud telegrammi kaudu, et selgitada juhtunut, väites, et tema linn jäi ajutiselt elektrita Ukraina rünnakute tõttu taristu vastu. Järgnevates postitustes esitas kuberner kummalisi väiteid, et õhutõrje, mobiilsed tulemeeskonnad ning Vene sõjavägi ja lennuvägi tõrjusid tagasi 2 Ukraina relvajõudude rünnakut, tulistades selle käigus alla 70 drooni. Kuid tõrjusid tagasi on huvitav sõnavalik. Venemaa õhutõrje on püüdnud peatada Ukraina rünnakuid Krimmi vastu. Siiski on nad selgelt läbi kukkunud. Ja Razvozajev paljastas selle isegi tahtmatult ühes uuenduses, kus ta kinnitas, et Leninski ja Gagarini rajoonis ning mitmel tänaval Sevastopolis pole elektrit veel taastatud. Razvozajev, sa ei saa väita, et rünnak tõrjuti, kui terve linn on nende rünnakute tõttu pimedusse vajunud. Mida Razvozajev oma telegrammi postitustes ei ütle, on see, et Krimmil olid juba enne Ukraina 24. juuni rünnakut elektriprobleemid. Juba 23. juunil kehtestati suuremas osas Krimmist vahelduvad elektrikatkestused, mida võimud väitsid olevat ennetav meede. Mida nad täpselt ennetada püüdsid, ei ole päris selge. The Kyiv Independent teatab, et need vahelduvad elektrikatkestused on juba mõjutanud poolt Krimmi ning need ei ole juhuslikult järgnenud Ukraina rünnakule, mis tabas Kertši soojuselektrijamas asuvaid kütusehoidlaid. Pidage Kertšit meeles, me tuleme selle juurde tagasi. Vene proksi ja okupatsioonivõimude pressiesindaja Oleg Krütškov selgitas olukorda, öeldes: Me näeme peaaegu igapäevaseid rünnakuid Krimmi energiataristu vastu. Toimub manööverdamine ja elektri ümberjaatamine. On kehtestatud ennetavad elektrikatkestuste graafikud. Kui Krimmi elektrivõrgus tekib ülekoormus, rakendatakse neid perioodiliselt. Kõik sõltub olukorrast. Olukord läks just palju hullemaks. Poolsaar, mis sõltub suuresti Ukraina mandriosast elektri saamiseks, lõigatakse ära. Ja Ukraina ründas just üht vähestest Krimmis asuvatest elektrijaamadest, et oma seisukohta veelgi rõhutada. Õiest paanikast hoolimata püüdis Razvozajev olla okupantide jaoks inspireeriv eeskuju, kelle Ukraina on pimedusse paisanud. Nad ei hirmuta meid valguse puudumisega. Me oleme hullemaski läbi tulnud ja seisame vastu ka nüüd, kuulutas Sevastopoli kuberner, samal ajal kui ta tagasihoidlikult soovitas elanikel tõenäoliselt säästa oma telefonide akusid, kui nad tahavad hädaabikõnesid teha. Iroonia. Nad ei hirmuta meid, tõesti. Nuku kubernerilt režiimi nimel, mis on teinud Ukraina energiavõrgu ründamisest, eriti talvel, ühe oma peamise strateegia Ukraina tsiviilelanike hirmutamiseks ja riigi valitsuse survestamiseks, kõlab see avaldus tühjalt. Lõppude lõpuks oli see alles 2. juunil, kui Vene raketi- ja droonirünnak jättis 8 Ukraina piirkonda elektrita ning Venemaa viis läbi õhurünnakute kampaania Ukraina energiavõrgu vastu, mille tagajärjel pidid enamik riigi piirkondi talve üleelamiseks katkestama elektri. Tegutsemiskutse ei toimi Krimmis, eriti kui selle okupeerijad on sunnitud kogema erilise sõjalise operatsiooni tagajärgi, mille kohta neile öeldi, et see oleks pidanud ammu lõppema.
See, mida me siin nägime, oli väike kättemaksu annus Ukrainalt koos suure strateegilise sammuga, mille eesmärk on Krimmi isoleerida ja muuta poolsaare hoidmine Venemaa jaoks võimatuks. Krimmis toimub muutus. Aga Putini ja tema kaaslaste jaoks oli kõige hullem see, et 24. juuni oli alles tipphetk. Kui Sevastopol vajus pimedusse, ründas Ukraina kogu Krimmi ulatuses, tekitades Venemaale juba niigi halvas olukorras veelgi suuremaid probleeme. Veel eelmisel ööl enne seda, kui Ukraina andis Krimmile selle kõige pimedama öö, oli ta toonud kaasa ka kõige ägedama öö. Toimus 60 sihtmärgi vastu suunatud rünnakute kulminatsioon, kus Ukraina mehitamata süsteemide väed lisasid hävitatud Vene õhutõrjevahendite arvestusse veel 2 raketiseadeldist, 1 õhutõrjekahuri ja 1 radari. Ainult juunis hävitati kokku 23 Vene õhutõrjesüsteemi, teatab Euromaidan Press. Aga see polnud veel kõik. Kütusehoidlad, 3 kallist Vene drooni ja palju muid sihtmärke lisandusid nende 60 hulka, mille Ukraina mehitamata süsteemide väed väitsid enne elektrikatkestuse põhjustamist hävitanud olevat. Siin on palju käsitleda, nii et jää meiega. Bakhmuti lähedal tabas Ukraina Pantsir S-1 süsteemi. Veidi kaugemal Korotnas hävitasid Ukraina droonid õhutõrjekahuri ja S-300 raketisüsteemi. Ka Kertši tabati. Me ütlesime, et pidage seda meeles ja see kaotas Nebo-U radari koos paljuga muuga. Ukraina sihtis ka kütuseautosid kogu okupeeritud aladel, mis olid selgelt mõeldud Krimmi jõudmiseks ja kasvava kütusekriisi leevendamiseks poolsaarel. Horlivkas, mis asub Donetski oblastis, hävitas Ukraina kütuserongi vaguni. Varustustransport hävitati ka Zaporizhzjas Priazovska piirkonna lähedal ja Euromaidani pressiandmetel hävitati veel palju kütuse- ja varustuskolonne nii Krimmis kui ka 4 okupeeritud oblastis. Ukraina hävitas ka droone Krimmis ning droonipilootide väljaõppekeskuse Debaltseres. Kõik, mida Ukraina sihib, saab tabamuse ja samm-sammult lõdveneb Putini haare Krimmi üle. Tuleme tagasi Kertši juurde, sest õhutõrjesüsteemi hävitamine selles piirkonnas polnud kaugeltki ainus asi, mille Ukraina oma ulatuslike rünnakutega korda saatis. Ajaleht Kiievi Post teatab, et Ukraina tabas samuti naftabaasi Kertši sadamas. See oli korduv rünnak. Naftabaas juba põles pärast 21. juunil toimunud rünnakut, nii et Ukraina lõi uuesti, et hoida tulekahjud lõõmamas. Ukraina tabas samuti testterminali naftatoodete ümberlaadimis- ja ladustamiskompleksi, mida Venemaa kasutab logistikasõlmena, võimaldades vedelgaasi ja naftatoodete üleviimist okupeeritud aladele, sealhulgas Krimmi. Nende rünnakute kaadrid on avalikustanud Supernova Plus Telegrami kanal, nii et Venemaa ei saa midagi eitada. Samuti oli see soojuselektrijaama rünnak, mida me varem mainisime, mis hävitas vähemalt 1 kütusemahuti, tekitades suitsupilve, mis ulatus peaaegu 50 kilomeetri kaugusele, nagu teatab Telegrami kanal Crimean Wind. Kiev Post lisab, et tulekahjudest teatati Kertši sissepääsu juures, kus Venemaa paigutab S-300 ja S-400 õhutõrjesüsteeme, samuti Jusnaja raudteejaamas, mis asub samuti linnas. Kui Kertš tundub tuttav, siis sellepärast, et see piirkond on ka kuulsa Kertši silla asukoht, mis võimaldab Venemaal transportida vägesid ja varustust mandrilt okupeeritud Krimmi. Liiklus sellel sillal oli Ukraina massiliste rünnakute päeval kella 7 hommikul peatatud. Kuidas oleks veel natukese lisaga? Ukraina tabas ka Nazosnaja 2 elektrialajaama Krimmi Sovetski rajoonis. Seda on kinnitanud NASA firma satelliidid, mis tuvastasid sündmuskohal tulekahju. Samuti pealtnägijate teated võimsatest plaavatustest, mis algasid umbes kell 2 öösel, teatab Kiievi Post. See rünnak põhjustas samuti elektrikatkestusi, nii et see lisab veelgi pimedust sellele, mis juhtus 24. juunil. Ukraina droonid põhjustasid samuti tulekahju Arabati maasäärel. Võite arvata, et rünnakutega on nüüd kõik. Venemaa oleks kindlasti lootnud, et see oli nii 23. ja 24. juunil, kuid tegelikult on veelgi rohkem. Enne kui sukeldume kõigesse muusse, mida Ukraina tegi, tehke korraks paus ja tellige sõjasaade. Kui see on selline ülevaade Ukraina sõjast, mida soovite näha, siis avaldame selliseid videoid iga päev. Olete valmis rohkemaks? 23. juunil tegi Ukraina erioperatsioonide vägi ehk SSO suure teadaande Threadsi sotsiaalmeediaplatvormil. Vabandust, aga meil on siin ametlik ja kiireloomuline asi. Raudteesild üle Põhja-Krimmi kanali Krimmis enam ei eksisteeri, teatas SSO, lisades oma sõnumile tubli annuse sarkasmi. Seejärel vihjati, et näidatakse täpselt, mis juhtus. Ning seda lubadust täideti, kui avaldati rünnaku video, mis näitab, kuidas Ukraina droonid on silla täielikult hävitanud. Korduvalt näeme droonide vaateid, kui need tavavad sihtmärke sillal. Rünnaku lõpuks oli üks silla lõikudest täielikult kokku varisenud. Raudteeliin, mida Venemaa kasutab varustuse viimiseks Krimmi, oli hävitatud. Ja kui kõik see oli maapealsete operatiivtöötajate poolt kinnitatud,
sihtis Ukraina lisaks silla jäänustele ka remonditehnikat. Veel kord, et tagada, et Venemaa ei saaks kiiresti remonti teha ja seda taaskasutusele võtta. Rohkem üksikasju jagab Kiievi Post. Seal öeldakse, et kõnealune sild asus Rozdolna küla lähedal ja rünnak toimus 22. juunil, kuigi sellest teatati päev hiljem. Nii et meil on 3 järjestikust päeva laastavaid lööke, mis kõik on suunatud Krimmi okupantide kahjustamiseks. Tõepoolest, just seda see rünnak tegigi. Purustatud sild ja raudteeliin olid osa sõjalisest logistilisest võrgustikust, millele Venemaa toetub, et vedada varustust, vägesid, tehnikat ja kütust läbi Krimmi ning sageli edasi Lõuna-Ukrainas. Muide, kas me ütlesime 3 päeva? Tegelikult on see peaaegu nädal aega kestnud rünnakuid. Seesama sild oli saanud pihta ka päevadel enne 28. juuni sillalööki koos teiste Ukraina rünnakutega, mis sihtisid ülekäike, mis ühendavad Krimmi Ukraina mandriosaga. Ja kui me juba räägime Ukraina rünnakutest viimase nädala jooksul, siis võiksime mainida ka mõnda teist, mis ei puuduta kõik Krimmi. 20. juunil tabas Ukraina Tšumeni naftatöötlemistehast, mis asub umbes 2000 kilomeetri kaugusel Ukraina ja Venemaa piirist. Samuti oleme alates 21. juunist näinud korduvaid rünnakuid Port Kavkasi vastu, mis asub Venemaal. See on Venemaa territoorium, kuid seal käivad regulaarselt parvlaevad, mis veavad varustust Krimmi läänerannikule. Sadamas teatati tulekahjust ning mitu parvlaeva, mida Venemaa on kasutanud ajutiste logistikaalustena, said pihta. Oleme varem näinud, kuidas Ukraina on korraldanud suuri rünnakuid, aga midagi sellist pole varem olnud. Mõne päevaga on Ukraina oma strateegiat Krimmi Ukraina mandriosas paiknevatest okupantidest ja Venemaalt tulevatest varudest ära lõigata oluliselt teravdanud. Õhutõrje on purustatud, naftabaasid põlevad, terved logistilised arterid on läbi lõigatud. Ja kui me seda videot teeme, on suured osad Krimmist endiselt elektrita ning paistab, et poolsaarel kehtestatud pidevatele elektrikatkestustele ei paista lõppu tulevat. Ukraina andis Krimmile selle kõige pimedama päeva, mis oli kulminatsiooniks julmade rünnakute seeriale, mille eesmärk on poolsaar halvatuks muuta. Ja praegu on Venemaa okupatsioon Krimmis täiesti kohutavas seisus. Ukraina mehitamata süsteemide vägede komandör Robert Brovdi on pärast kõiki neid rünnakuid juba Krimmi okupantidele hoiatuse andnud. Moskva kukub Krimmis läbi. SBS-i linnud jätkavad oma tööd, möörgas Brovdi. 23. juunil Telegrami postituses. Ja see oli enne, kui Sevastopolis elekter ära läks. Aga Krimmi venelased teavad, et ta räägib tõsiselt. Ausalt öeldes peavad nad mõtlema, kuidas olukord saaks siit veel hullemaks minna. Näed peavad juba toime tulema elektrikatkestustega ja peaaegu igapäevaste uute Ukraina droonide ilmumisega nende taevas. Ja lisaks kõigele sellele lõikab Ukraina isoleerimisstrateegia poolsaare kõigest muust ära. Võtame näiteks kütuse. Ukraina ei ründa naftabaase ja kütuseautosid niisama. Iga kord, kui Vene nafta põleb, satub Krimm veelgi sügavamasse kütusekriisi, mis on poolsaart juba tabanud. Umbes samal ajal, kui Ukraina korraldas oma rünnakute laine, kehtestasid Krimmi võimud ulatuslikud kütusemüügipiirangud tsiviilelanikele. Kuna poolsaarel vähenevad kütusevaru, hoitakse nüüd hädaabiteenistuste ja Vene sõjaväe jaoks. Venemaa poolt ametisse pandud Krimmi juht Sergei Aksionov kehtestas kütusemüügi keelu esmalt Sevastopolis ja seejärel kogu Krimmis. Poolsaarele jõuab siiski veel kütust. Nagu üks pettunud autojuht BBC-le ütles, on tanklas bensiin olemas, aga seda ei müüda. Ilmsest toodi see öösel kohale ja päeval pidi nad hakkama seda tavapäraselt müüma, kuid pärast Aksionovi määrust pandi kõik kinni. Aga see näitab meile, et Krimmi ei jõua piisavalt kütust. Nüüd on see normeeritud ja tavaline inimene poolsaarel on see, kes kaotab. Iga töö, mis hõlmab sõitmist, on muutunud praktiliselt võimatuks. Ja üks Venemaa mandriosa venelaste jaoks atraktiivsemaid puhkuse sihtkohti on muutunud keelutsooniks. Reisibroneeringud on juba 2 nädala jooksul kuni 22. juunini langenud 58%, teatab New Voice of Ukraine. Ja see läheb ainult hullemaks, ühe Krimmi peamise sissetulekuallika jaoks. Raudtee ja transpordihäired on samuti poolsaart tabanud, teatab Kyiv Post. Poolsaare peamine raudteeoperaator Grand Service Express on juba teatanud, et kõik Tavria rongid, mis lahkuvad Krimmist, väljuvad nüüd ainult Kertšist ning kõik saabuvad rongid lõpevad seal. Kõik, kes soovivad poolsaarele sügavamale minna, peavad bussiga sõitma. Ühistranspordi marsruute on lühendatud ja kaubanduskeskused on piiranud oma lahtioleku aegu. Pole justkui palju kasu ka supermarketit külastada. 9. juunil teatas TVP World, et Ukraina võimud annavad teada toidupuudusest, kuna Ukraina rünnakud Krimmi varustavaid logistikahelaid mõjutavad olukorda. Me ei saa ka jätta mõtlemata, kui kaua rongid veel Kertšis sõidavad, nüüd kui Ukraina on selgelt öelnud, et kavatseb seda piirkonda tugevalt ja korduvalt rünnata. On ka veidramaid märke sellest, et Ukraina isoleerimisstrateegia Krimmi suhtes töötab.
näiteks on Aksionov teatanud, et kõik lastelaagrid peatatakse vähemalt 20. septembrini väidetavalt Ukraina rünnakute hirmu tõttu. Aga Ukraina ei sihi tsiviilisikuid. Tegelik põhjus laagrite peatamiseks on see, et kogu Krimmi leviv kütusekriis on muutnud bussid, millega lapsi nendesse laagritesse viiakse, luksuseks, mida Krimm enam endale lubada ei saa. Krimmis on kehtestatud ka öine keeld mootorratastele, mopeedidele, motorolleritele, bitbikeidele, ATV-dele ja sarnastele sõidukitele. Jällegi, see peaks justkui kuidagi tagama avaliku turvalisuse, kuna nende sõidukite tekitatud müra segab õhutõrjemeeskondade tööd, kes üritavad toime tulla Ukraina lõputute drooniparvedega. Ja siin on kõige pöörasem märk Ukraina edust Krimmis. Õhuhäire sireenid on peatatud. Okupandid saavad nüüd droonide saabumisel tekstisõnumeid ja hädaolukorra teateid, mis ei ole just parim strateegia ajal, mil voolukatkestused muudavad telefonide laadimise keeruliseks. Oleg Kütškov, kes on Aksionovi nõunik, ütleb, et õhuhäire sireenide kasutamine tekitaks poolsaarel hullumaja. Miks? Sest need kõlaksid 22 tundi päevas, sealhulgas 7 või 8 korda öösel, muutes okupantide jaoks võimatuks elada seda, mis on jäänud nende poolsaarel üles ehitatud elust. See ütleb nii mõndagi, kui Ukraina droonirünnakud on nii pidevad ja edukad, et on tekkinud olukord, kus õhuhäire sireene enam ei kasutata, sest need undaksid ööpäeva ringselt. Ukraina silmust tõmbub Krimmi kaela ümber aina koomale. See, mida me siin näeme, on ainulaadne blokaad. Territooriumi ümberpiiramine, et takistada varude sisse või väljaviimist, ei ole sugugi uus strateegia. Seda on sõjaväed kasutanud aastatuhandeid. Aga viisil, kuidas Ukraina seda teeb, pole seda kunagi varem tehtud. Tuhanded droonid halvavad Krimmi logistikat ja jätavad poolsaare löökide jaoks kaitsetuks, mida Ukraina näib nüüd suutvat sooritada oma äranägemise järgi. Ukraina rajas selle kõik, nõrgestades süstemaatiliselt Krimmi õhutõrjet. Kogu 2025 aasta jooksul, samal ajal kui Ukraina arendas keskmaa ründedroonide tehnoloogiat, mis võimaldab nüüd rünnata Venemaa logistilisi artereid, mis teenindavad Krimmi. Nüüd näeme kogu selle raske töö kulminatsiooni. 24. juunil andis Ukraina okupeeritud Krimmile selle 12-aastase ajaloo kõige mustema päeva. Päevadel enne seda andis Ukraina Krimmile kõige ägedamad päevad, mida see kunagi on kogenud. Aga nagu Provdi ütleb, on palju rohkemat veel tulemas. Pimedad päevad muutuvad täiesti mustaks, kui Ukraina droonid täidavad taeva. Ja valgus naaseb Krimmi alles siis, kui Ukraina töö on tehtud ja isoleerimisstrateegia toob kaasa selle, et okupandid lahkuvad Krimmist massiliselt. Putini Krimm on läbi. Ja ta ei saa midagi teha, et seda peatada. Mis kunagi oli Putini hinnaline vallutus, muutub nüüd nii suureks strateegiliseks koormaks, et varsti peab Venemaa tunnistama, et Krimmi hoidmine on rohkem vaeva kui väärt. Ukraina strateegia on geniaalne, laastav ja sa saad sellest palju rohkem teada, kui vaatad meie põhjalikku ülevaadet sellest, kuidas Ukraina poolsaart isoleerib ja valmistub eesootavaks devenestamiseks. Ja kui sulle see video meeldis, siis ära unusta tellida kanalit The Military Show, kus jälgime Ukraina lööke Krimmile ja okupeeritud aladele. Aitäh vaatamast!